Tere ja tervisehuviline. Sügis on saabumas. Hiina meditsiini järgi on hästi tähtsad perioodid aastas pööripäevad ja nende nii-öelda ees ja taga olev ajaperiood. See on aeg, kui keha läheb uude energiasse looduses ja see on aeg, kui keha on kergemini mõjutatav ka väliste faktorite poolest. Hiinlased ei räägi viirustest, ei räägi bakteritest, vähemalt vanal ajal nüüd räägitakse, aga nemad kirjeldasid viirushaigusid kui tuulesümptomid, külmasümptomid, niiskuse sümptomid ja sellised nagu tavapärased tuulkülm, tuulkuumus, tuulniiskus, külmetushaigused, nad eriti palju mõjutavad keha just sügisel ja kevadel. Ja selleks on hiinlased välja mõelnud mõned sellised üldkasutatavad, lihtsasti kasutatavad Hiina ravimite preparaadid, mida ka meie siin Tao Hiina meditsiinikeskuses pikemat aega oleme kasutanud. Koduapteegis, mis võiks sügisel olemas olla? Esimene on ravimtaime preparaat, mille nimi on Xiao Chai Hutang. Selle läänekeelne nimetus või toote nimetus on Mainorbiin ja millal see hea on? Ta on hea külmetushaiguste algfaasis, kui te tunnete, et nina hakkab tilkuma, kurk kraabib, nahk muutub valusaks, aevastate. Et kui sellel ajal jaole saada selle Xiao Chai Hutangiga, siis tegelikult keha saab väga kiiresti jagu probleemist. Et tal on viirusevastased toimed, tal on immuunsust tugevdav toime ja tal on ka selline hea toime kohaneda muutustega. Teine, ütlen piirkond, mis palju meil tunda võib anda, on nina, nohu. Ja siin on ka palju erinevaid preparaate, aga kui jälle rääkida sama asja, et kui esimeste sümptomite ilmnemisel kiiresti jaole saada, siis tegelikult probleem laheneb. Ja selleks on hiinlastel üks preparaat, mille nimi on PNPN, ehk ingliskeelne nimi tal on nose free või free nose. Ja see on selline, mis on siis tuulkülmast tingitud vesine nohu, nina tilkumine, aevastamine, võib-olla ka selline valge eritis nohust. Kui nohu juba on kollaseks või paksuks läinud, siis see preparaat enam hästi ei sobi, siis on mõned teised valikud, aga sellega saab nina probleeme lahendada. Kolmas variant, kust kaudu siis Hiina meditsiini seisukohast välised patogeenid, siinsel juhul nüüd räägitakse tuulkuumus, meile ligi tulevad, on kurk või neel. Et kui on külmetushaigus algab kurguvaluga, neelupõletikuga, neeluvalulikkus, turse ja nii edasi, see võib olla ka tegelikult häälepaelte probleem, ehk lääne meditsiini mõistes põletik neelupiirkonnas, siis preparaat, mida kasutatakse, on Canmaoling. See ingliskeelne nime selle preparaadil on Ice Free Form ja see on siis preparaat, mis võtab kuumust neelupiirkonnast vähemaks, et erinevad põletikud, tursed, valulikkus seal. Et Hiina meditsiini järgi külmetushaiguste ravi, siin on ülitähtis see, et me saaks aru, kas haigustekitaja on tuul, külm või tuulkuumus. Ehk pikalt ei hakka sellest rääkima, aga tuulkülma sümptomid on siis need, kui nahk on valus, lihased on valusad, nohu, aevastamine, võib-olla köha, palavikku veel ei ole ja tuulkuuma sümptomid on need, kui hakkab kurguvaluga ja kohe tekib palavik, nahavalulikkust ei ole, võib-olla on peavalu, et see on see diferentsiaaldiagnostika. Ja võib-olla veel, mis nüüd tähtis on profülaktikaks, need preparaadid on kasutamiseks juhul, kui juba probleem on, aga profülaktikaks immuunsuse tugevdamine. Mis on immuunsuse seisukohast kõige tähtsam tegelikult on emotsioonid, toitumine, liikumine. Ja kui me suudame keha tasakaalus hoida, siis Hiina meditsiini mõistes Wei-Qi ehk kaitseenergia, mis meie mõistes on immuunsus, on meie keha väliskiis tugev ja ei lase haigustekitajaid ligi. Aga võib kasutada ka selliseid erinevaid ravimtaime preparaate, neid on tõesti hästi palju, aga nüüd lääne ühiskonnas, mis on üks preparaat, mis on väga palju kasutatav viimasel ajal ja Hiinas juba aastatuhandeid kasutatav, on Cordyceps. See on Hiina meditsiiniline seen, mille toime on see, et ta siis tugevdab kopsuenergiat ja neerude energiat. Ja neeru jangi, kopsu inni. Ehk see on hästi tasakaalus taim, inni ja jangi mõlemad tuld ja vette. Ja läbi kopsude ta tugevdab
immuunsust, vastupanuvõimet läbi neerude, ta annab meile energiat juurde, kui inimene on väsinud, kurnatud, selline, kujutate ette, kui me läheme väsinuna viiruste rikkasse keskkonda, siis keha võtab kergemini nad vastu. Kui baas on tugev, siis me saame paremini hakkama. Et seda koritsepsi siis kasutatakse päris palju Hiina meditsiinis. Head tervist!